Jookseb siin keegi ringile? Siia jookseb teha. Mina jooksen jah, aga mul pidid poisid ka jooksma. Minu 4. klassi poisid. Ei jookse siin kedagi enam ringi. Milles seisneb siis sotsiaalpedagoogi roll nädalal? Tööle võetakse ta kõigepealt ikkagi põhimõtteliselt nende koolikohustusliku seas olevate laste abistamiseks, et nad käiksid koolis. Ja see on ka asi, mida saab mõõta näiteks sellegagi, et kuigi ta ei ole just väga objektiivne, et kas põhjustab puudumiste arv on vähenenud natuke näiteks. Kas haridusliku erivajadustega lastega, kas nendega on tegeletud, kas nende olukord on paremaks läinud, kas nende inimesed, see on nagu mõõdetav tulemus. Aga paratamatult on suurem aur läheb võib-olla isegi see hästi palju perede laste nõustamist ja üldse mitte kooliga seotud nõustamist, mida tuleb järjest rohkem ette. Isiklike suhete tasandil olen teinud tüdrukutele lausa abordinõustamisi oleme teinud siin, et on ikka väga selliseid suuri asju. Et sellise koolikohustusliku asjaga see juba tuleb nagu 9. aasta tööl tuleb nagu juba käigu pealt. Aga jah, et järjest rohkem tuleb juurde neid laste isiklikke probleeme, millele nad lihtsalt ei oska tegeleda. Ja see paistab paratamatult ka koolidus välja. Ma olen teie, mis mind ei märgata. Ma olen teie, mind palun märgata. Vot nüüd mul käsil on jälle üks projekt. Ma transmisseeris täitsa puhast vett. Kuidas sa iseloomustaksid praegust noorte vaimset tervist? Ega ta päris hea ei ole kohe kindlasti. Rahuldav ei olla rahuldava. Rahuldav miinus. Et kuna lastel vanematele on nii palju probleeme, kodudes on nii palju raskeid praegu, ja siis neil ei ole ju ka lastele midagi, kõik paljudes peredes polegi pakkuda. Mõnedes peredes on vanemad täitsa ära, võib-olla isegi raha saadetakse lastele, aga neil ei ole kellegiga rääkida, neil ei ole kellegiga kallistada, neil ei ole mitte midagi teha. Aga oleme ka seda märganud, et paljud välismaal töötavate lastele ei ole ka vanemate lastel ei ole ka võimalust näiteks üritustel käia, sest nad on ka selles mõttes kõige vaesemad, mitte vaimses mõttes. Ja muidugi ongi need ikkagi vanematel on väga suur koormus, väga palju pingeid ja neil ei olegi lastega aega tegeleda. Kodudes ei tegeleta peaaegu üldse, räägita, lihtsalt neil ei ole, nad on ise nii väsinud. See ongi lastel ja muidugi kõik see noortel see minu arust need üldised, ma ütlen noored ei ükski halb, nad ei sünni keegi halb. Aga kui nad on palju ühes kambas koos, siis neil võivad vähest rumalad mõtted olla. Ja see ei ütlemine. Nad võib-olla arvavad ka, et kui ma korraliku peo maha panen või mingi asja ära lõhun, et äkki hakkab mul kerge. Aga tihtipeale pigem tekivad probleemid. Et lastel on täpselt sama paljud muresid kui vanematel. Ja tihtipeale kui hakkad koolis mingi käitumise asjaga tegelema või õppeedukusega, siis tihtipeale peab alati jõuad sinna koduprobleemidele või mingitele kodustele muutustele, et alati peab alati sellest saab ka valgusesi. Mis oleksid need kõige olulisemad muutused, mis sina oma positsioonist tulenevad siis tahaksid viia? Praegu on ju tegelikult niimoodi, et kellele on mõjutusvahendid mõeldud, on lastele mõjutusvahendid, aga vanematele praegu polegi mingid mõjutusvahendid. Ainukene asi on, mis on väga äärmuslik, on tõesti laste perekonnast eemaldamine. Aga põhimõtteliselt on lapsi saab saata igal poole komisjonidesse ja alaealiste komisjonis ka. Sa saad lapsele panna kohustusi, aga sa vanemale mitte midagi panna ei saa. Et tegelikult meil on natukene liiga leebed.
et me koeri kaitseme, me kassi kaitseme. Koera näljutajaid me saame karistada, aga lastega tegelikult läheb meeletult pikk protsess ja üldiselt ei ole väga palju mõjutusahendeid. Ja kahjuks need pehmed vahendid on need igast nõustamised ja loengud ja koolitused vanematele, et väga ei ole huvilisi. Ja võib-olla kui meil kunagi siin aastad tagasi oli tasuta võimalus seda Kordoni perekooli, ma kõigile kooli lastevanematele saatsin kirjad, kas 4 vanemat tuli või. Et kahjuks jah, kuidagi nagu ei peeta oluliseks või arvatakse ka, et see niinimetatud vabakasvatus, et mida nemad ei oska tegelikult kasvatada, et vabakasvatus ei ole kasvatamatus. Vaba kasvatada saab last, kellel on reeglid ja piirid paika pandud. Aga nemad arvavad, et ilma reeglite ja piirideta, et ongi niimoodi, et las siis kasvab ise, et ma ei nõua, ma ei keela, ma ei käse. Ta peab ise kasvama, aga tegelikult lapsed vajavad piire ja reeglid. Et on selline. Ja muidugi see, et hästi palju on mingil hetkel ka noori sünnitajaid olnud, kes pole ise veel valmis olema vanemad. Meie vanemaks ei õpita, meil ju kasvame vanemateks ja lihtsalt see, kui sul ei ole nagu võimeid või aega või ka tahtmist. Seda on, et mina tõesti natukene rohkem panustaks selle vanemate mõõtamise peale. Kas või tõesti pannagi neile kohustuslikuks mingeid koolitusi või käimist kuskil. Ma ei saa kahjuks kohustada. Kusjuures vanemaid annab töödelda koolis siin ikkagi. Mina olen päris paljud vanemad saanud näiteks nõustajate juurde, lastega psühholoogidele ja olen saanud ja olen käinud ka perenõustamisega. Ise olen neid viinud Tartusse näiteks tugikeskusesse, olen ka nõustamiskeskusesse saadud. Aga see on niimoodi, et see on üksikud pered, kes tõesti, kellel on ka asjad juba palju tõsisemad. Kahjuks ta on niimoodi, et see ühiskond on selline. Võidab see, kellel on rohkem raha. Ja kui sul raha ei ole, siis sul ka enesehinnang peredel viletsam, madalam, sa ei saa lastele eriti midagi lubada ja nii ta läheb selline surnud ring. Kuigi jah, koolis, meie koolis on küll väga palju tasuta huviringe ja käivad üldse koolides on. Kes tahab, saaks huviringi tegeleda. Kooliringid on tasuta. Nii palju nagu saaks teha. Ja mis nagu ma olen laste puhul väga pannud tähele, et ei taha koju minna. Kooli eest ajada enam. Ja siin mõni aeg tagasi veel direktori lastega rääkis, siis algklassi lastest ikka väga paljud ütles, et miks ei ole koolis võimalus ööbida. Nemad ööbiks ei ole koolis. Et see on nagu ka kurb, et laps ei taha koju minna. Et ma arvan, et seda ka noortekeskuses võib-olla meile päris palju märganud, et nad ei tahagi koju minna, ajad vägisi välja majast. Et nii ta kahjuks on. Kuidagi siin on soe ja siin saab süüa ja kaitstud ja ma ei tea, mis seal on. Ma ei kujuta ette. Ja ma arvan jah, et siit saab ainult seaduste tasandil midagi ära võivad teha. Aga vägisi seda ei saa teha. Rainusid rütmiraamiku ja haarab pinge. Mooga tõmba suur oli see näglivinge. Mis sul muutüksin selle taanse löö. Mooga sellised kõik võib minna vingemaks veel. Et milliseid selliseid ohtlikku tendentse sa veel näed Eesti noorsootöös? Üldse maailmas, Euroopas näen seda soorollide kadumine minu arust ei ole üldse tore asi. See, et meil mehelikud mehed ja naiselikud naised, et tihtipeale tänavapilgus enam aru ei saa, kas on mees või naine. Ja käitumine ka nagu ajalehes kirjutab umbes, et see on nii mehelik kui mees, et see oleks nii tore, et see oleks midagi hullu, kui mees näeb abivajajat ja lähe appi, vaid nutab ja kardab, et see on nagu nii normaalne tuleviku ühiskonnas, et siin tule taevas appi, et mina ikka tahaks, et mees on suur ja tugev, et kui ma ikka, et ma saan tunda ennast nõrga naisena, kui ma tahan seda tunda. Ja see, et siin räägitakse, et Eestis umbes naisi kiusatakse ja ahistatakse, mina küll ei tunne seda. Et minu arust on kõik võimalused ka naistel olemas, kui sa ise oled tubli ja tahad. Sa ei pea nutma ja alama, olen nõrk naine, ma tahan nüüd saada sama palka, mis mees saab. Aga võib-olla sa saadki. Et miks sa arvad, et sa ei saa seda palka? Ja et naised, et kõik mehed umbes peksavad neid ja juusuvad. Ma olen nii palju näinud seda, kuidas naised oma meestega naaksuvad. Kuidas nad niimoodi viivad mehe endast välja ja aastate pikkuselt viivad, et ma ei imesta, kui ükskord see vägivalda ei õigusta küll miski, kui mehel ükskord saab mõõt täis. Et ei ole see maailm päris niimoodi, et naised naisi kiusatakse, nendel on halb ja meestel on jube hea elu.
ja et kaotame umbes kõik, et paneme aga need peale need, kuidas neid kutsutakse, neid tahavad, et kõik võrdselt saaks Riigikokku mehi, naisi, kuidas neid kvoodid, paneme ka kvoodid peale. Ma ikkagi ei vali selle järgi, kas ta on naisena, ma valin selle järgi, kes tundub minule parim ja targem. Et need kvoodid ka, et unustagu ära oma kvoodid, siis peaks koolis ka kvoodid olema ju. Enamus on naisõpetajad. Või näiteks mina ei tahagi minna saega metsa. Aga samas, kui ma tahaks seda teha, kes mul keelab? Keegi ei keela minna. Et mina arvan ikkagi, naised võiks olla naiselikud ja mehed võiks olla mehed. Aga kahjuks meie Euroopa kultuur praegu kipub seda Otto triinustamistega väga nagu soosima. Et kõik on sellised kesksoolised olemused. Nagu see ei ole. Minu arvates ei ole see väga tore.